Tere tulemast vaatama Eesti Arhitektuurimuuseumi õppevideote sarja Ole arhitekt. Aleks, kas sina tead, mida arhitekt teeb? Kujundab maju. Kujundab maju. Kas ta kujundab ainult maju? Ei, ta kujundab kohti ja asju. Just, et arhitekt ei kujunda mitte ainult maju, vaid meid ümbritsevat ehitatud keskkonda. Aga mis sa arvad, kuidas arhitekt oma tööd teeb? Ta teeb enne maketi valmis. Aga mis asi see makett üldse on? Väike kujutis mingist majast. Päris majad on ju nii suured. Arhitekt ei saa ju teha nii suurt maketti, kui on päris maja. Et kuidas ta saab selle väiksemaks teha? Kahandusmasinaga. Kahandusmasinaga. Ja aga see ei ole päris füüsiline kahandusmasin, aga see on selline matemaatiline või matemaatikamasin. See on mõõtkava. Ja tänu mõõtkavale arhitekt saab neid majasid väiksemaks teha ja siis tal on näiteks ka seda maketti palju lihtsam teha. Mis sa arvad, kas proovime sinust ka teha väiksema versiooni? Jah. Katsejaoks on vaja nööri, solkatraad. Või kui võtate traadi, siis saate meikest liikuma ka panna. Siis käeräid lõigata. Veel on vaja markerit, et sentimeetreid tähistada. On vaja ka joonlauda, et enda meikest muuta. Teeb linti, et enda meiki kokku kleepida. Ja kuidas me saame oma pikkust mõõta ilma, et me püsti oleksime? Kas sa tead? Jaa. Kuidas? Käed sirgelt niimoodi. Et kui sa paned käed sirgelt, sirutad välja, siis sa saad enda pikkuse. Jah? Nii, et meil on siin juba valmis lõigatud meie pikkused nöörid. Hakkame siis ennast väiksemaks tegema. Jah. Nii, kui me paneme selle nööri nüüd niimoodi kokku mitu korda, siis ma olen väiksem. 2 ja sina ka, jah? Nii, aga kui me paneme veel korrad kokku, mitu nööri meil siia tekib? 4 ja proovi hästi täpselt need kokku panna niimoodi, et kõik need nööri otsad jäävad võrdseks. Kui ma panen, kui mul oli 4 ja ma murran ta kokku, siis mul tuleb 8 nööri, ehk et see on 8 korda väiksem mina. Ja nüüd on 16. Õige, ja nüüd, kui ma ühe korra veel selle pooleks murran, siis ma saan 16 korda väiksema enda. Proovime pea teha endale. Ja jätagi see allapoole, see lahtine ots. Ja võtame natukene siit nööri juurde ja teeme endale salli kaela. Jätame siis endale sellise pea ja seome endale salli kaela. Ka käte ja jalgade jaoks me peame siis lõikama lahti siit need nöörid, mis on siin aasadega koos. Vaata ilusti, et kõik nöörid saaks lahti lõigatud. Me oleme 16 korda väiksemad 100-jalgsed, jah? Võtame käed käteks, näiteks võta 3 nööri ühelt poolt ja 3 nööri teiselt poolt ja jäta need käteks. Kui sul on käed võetud, siis võimegi panna siit teibiga need kokku ja siis nad ei sega meid. Teine käsi pool. No, proovi sega nüüd panna üks. Nii, aga pane kehale nüüd ka teipi. Samamoodi nagu kätele paned kõik ja just sinna ümber paned teipi. Mina sain oma keha valmis. Ja nüüd need alumised nöörid siis tuleks jagada 2 ja siia ka teip ümber panna ja saamegi jalad. Valmis. Näed. Me saime siis 16 korda väiksemad
enda kaaslased valmis. Et vaatame, kuidas see mõõtkava toimib. Võtame selle 16 korda väiksema enda kuju ja lähme siia puude vahele kõndima ja vaatame näiteks selle maja akende suhtes, et kuidas sulle tundub, et kas... Ta on liiga suur ja näe, ma ei saa isegi uksest siis. Selle maja mõõtkava on meiega võrreldes liiga väike. Vaatame, tegime veel väiksemad ka, et vaatame, kuidas need väiksemad sobivad. Tema mahub minu meelest. Mahub? Ja ta mahub isegi sellest. No mitu korda väiksem see oli? 50. Jaa. Kas siis see makett on tehtud ka 50 korda väiksemaks? Jah. Ja see 50 korda väiksem, sina sobid sinna hästi? Jah. Et siis sa saaksid siin majas normaalselt elada ja ringi käia? Jah. Nii, ehk siis mõõtkava on, nagu Alex ütles, kahandamise masin, nii et tänu mõõtkavale saavad arhitektid oma tööd hõlpsamini teha. Selleks, et sellest ise ka paremini aru saada, proovige teha endast kas 16 korda või 32 korda väiksem koopia. Ja aitäh, et vaatasid. Jumala mulle.